see oli nii huvitav, et kui ma rääkisin Jimiga, et võiks nagu, et tema ei saa tulla, tema ei tule seekord, et ta ei hakka nagu minuga saadet tegema sel nädalal. Et siis, ja kui me rääkisime, et võiks Rainer tulla, siis ta pakkus välja variandi, et võiks mingit 2020 mänguaasta kokkuvõtet näiteks teha, aga samas see tundub, et nagu praegu põhimõtteliselt kohe on veebruar. Jep. Ma ei tea, äkki selleks ajaks, kui te saadet kuulate, siis ongi veebruar, et nagu aasta kokkuvõte tundub imelik. Ja siis tema nagu teine pakkumine oli sõbra jala söömine Vol 2 näiteks. Mis, ma ei tea, kuidas teistele tundub, aga mulle võib-olla tundub isegi veel ebameeldiva ütleme niimoodi, et need asjad on tehtud. Need asjad on tehtud, ja see on nagu selline minevikus elamine ja ma ei tea, et nagu veebruar peaks ikkagi olema selline juba tulevikus elamise kuu, et saab oodata ma ei tea, vastlakukleid ja kevadet ja jaanipäeva põhimõtteliselt juba, sest vahepeal vist. Põhimõtteliselt on 5 palgapäeva suveni, nii et kõik on juba, läheb paremuse poole. Okei, jah, see kõlab nagu väga hästi 5 palgapäeva. Jah, see on kuidagi ka seotud sellega, et nagu uus aasta võiks nagu raha tuua. Aga jah, praegu on nagu see vaata koroonaviiruse värk veel, et ma ei tea, võib-olla me nagu solvame reaalselt juba otseselt kedagi, kui me räägime palgapäevadest. Aga võib-olla need tulevad tagasi. Vaata, ikkagi peab võtma seda uut aastat sellise nagu optimismi, sellise nii-öelda uue ootamisega ja sõprade jalad ja mängud on minevikus. Me ei pea enam nende pärast muretsema, ma arvan. Jah, tulevad uued sõbrad ja uued mängud. Ja uued jalad. Uued jalad, jah. Kahjuks inimene ei ole see sisalik või kes on salamander, kes kasvatab endale uusi jäsemeid, aga vaata, kui mõnus oleks. Ma ei tea. Võib-olla tõesti. Jääd sõrmest või kõrvast jääd ilma selle suure külmaga ja siis kasvatad lihtsalt uue endale. Jah, see oleks nagu parem, kui selle nagu, kui sinu järgmine nagu küsimus oleks see, et kui sul kasvaks jalg tagasi, et kas ma siis võiks seda proovida küpsetada, siis mul tekiks nagu mingisugune teistsugune lähenemine sellele. Aga jällegi, okei. See kõik on minevikus, Rainer. Ma arvan, et tänane saade tuleb kaugemale vaata. Selge, proovime. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Rainer Peterson. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Väga hea. Ma vaatan, hoolimata sellest, et sa pole kahjuks meil väga kaua aega külas käinud, siis sul on vähemalt meeles meie saate algus. No ütleme niimoodi, et ma väga palju ei pidanud pingutama, et ma ikkagi mõne saate olen kuulnud. Juhtumisi oled otsa sattunud. Kuidas sul läheb, Rainer? Mida sa ootad sellest aastast? Me lubasime tegelikult Jimiga siin eelmine kord kuulajatele, et me räägime nüüd oma tuleviku plaanidest või et me räägime, et mida see aastaks ole meile toob, aga ma pean ausalt ütlema, mina veel ei tea. Ma ei tea, mis aastas on. Ma ausalt ka, ma tegelikult ootan suve, et nagu siuke see lapsed, kes kui vangis elanud tunne on kuidagi selle talvega, et ma olen eelmisest märtsist saati kodukontoris olnud, mis mulle põhimõtteliselt iseenesest meeldib ja sobib, aga mul muidu oli kombeks jalutada nagu päris pikalt, ma jalutasin tööle, Kalamajast Ülemistesse, see on siuke tunniajane jalutus edasi-tagasi ja siis saigi nagu jalutatud ja oli mingi siht. Aga nüüd on kõik see ümbrus on siit ringi käidud või läbi käidud igat pidi ja lihtsalt ei viitsi enam, nagu ei viitsi jalutada lihtsalt niisama, kui sihti ei ole. Eriti kui on siuke plögane ja vastik, siis ootaks, et lumi läheks ära ja läheks soemaks veitse, et siis kuidagi õues olemise tunne oleks parem, sest muidu mul natuke tekib see stir crazy või see nagu lähed toas läheb hulluks. Cabin fever, jah, sest et vahest juhtub niimoodi, et 2 päeva järjest lihtsalt ei lähe õue ja see ei ole väga mõnus. Jah, ma täitsa saan aru. Muidu on okei. Muidu ei saa elu üle kurta nagu väga, aga lihtsalt see põhimõtteline liikumine kohati nagu tundub, et tahaks rohkem. Meil oli ka, kuna me vaata Belgiast tulime Eestisse, siis esimene suur nagu muutus oli see, et jah, Belgias nagu tõesti oli juba kogu oma naabruskond nagu läbi kõnnitud.
et noh, ei olnud enam kuhugi minna. Ja noh, lisaks sellele, kuna meil autot ei olnud, siis noh, nagu Belgias endas ka väga sõita ei saanud ja kuhugi nagu kaugemale, kui see oma naabruskond minna ei saanud, et siis me esimese asjana kohe meeletult nautisime seda, et siin oli selline metsatukk kuskil ikkagi linna ääres ja sinna sai jalutada ja siis vahepeal tuli see hästi ilus lumi maha, et see on nagu kõik olnud väga väga optimistlik, aga ma natukene seda suve veel pelgan, sellepärast, et kuigi nagu asjad tunduvad paremuse poole liikuvat ja vaata palgapäevi on ees ja värki, siis ma just täna nagu vaatasin, et mingisugune, ütleme noh, nagu meil on Irja Lutsar see peamine, eks ole, valitsust toetav ja nõuandev spetsialist, et siis Saksa vastav spetsialist siin ka rääkis juba murejutte, et kui jõutakse ainult, eks ole, suveks riskirühmad ära vaktsineerida, et siis on nagu selline suur surve, et nüüd peakski kõik avama, sellepärast, et riskirühmade pärast enam muretseda ei saa, aga siis lähevadki kõik nagu välja ja tagasi oma tavapäraste tööde sekka ja hoolimata sellest, et noorte seas näiteks suremus on oluliselt madalam, siis neid nakatumisi tuleb nii palju rohkem, et nagu sadades kordades rohkem, sest noh, kõik lävivad ja kõik on nagu vaba ja mõnus, aga nakatumine on ikka kõrge, et siis see tekitab nagu põhimõtteliselt samasuguse probleemi, et lihtsalt on jälle ikka väga palju inimesi haiglates. Et ma väga loodan, et enne suve jõuab siuksed nagu ikka nagu laiemalt ära vaktsineeritud. Ma ei tea, kuidas sellega nagu läheb. Ma ei tea, saan aru, et pigem vaikselt, aga ma pigem olen optimistlik. ma ei jaksa doom and gloomida enam. Ja, aru saada. Vähemalt enda jaoks, kuigi ma saan aru, et see kohati võib-olla ei ole väga realistlik see, aga enda jaoks peas on nii palju lihtsam, kui sa mõtled, et et küll saab korda kõik ja kõik läheb ka paremaks. muidu saaks, ma saan aru, miks mõned inimesed lähevadki nagu väga dark side'il ära siin suhteliselt kiiresti. Lihtsam on ju kedagi teist süüdistada hästi palju ja mitte näha mingit väljapääsu, aga seal ei ole väga palju, ei ole väga hea väljavaade sellele, et kui sa sellesse langed minu meelest. Ei, see on täiesti tõsi ja ma ise püüan ka ikkagi kogu aeg pigem optimistlikum olla, sellepärast, et noh, mis sa nagu muud ikka teed. Pealegi väga huvitav on oldki kogu selle, ma ei tea, nüüd juba varsti aastapikkuse perioodi jooksul just podcast'e kuulata, sest seal noh, nagu pole enamasti, teil tegelikult, eks ole, puhata ja mängida podcastis on nagu see video feed ka olemas, aga noh, paljude podcastide puhul sa lihtsalt kuuladki, eks ole, audiot ja tegelikult enamasti inimesed salvestavadki neid kodus ja sa ei saa aru, kas midagi üldse muutub, eks ole, kui inimesed järsku peavad koduseks jääma, aga need diskussioonid tulevad nagu üles ja hästi huvitav on jälgida, et nagu mis hetkedel need arutelud jälle nagu rohkem ja rohkem üles tulevad. Tavaliselt siis, kui on nagu oodata, kas midagi läheb nagu palju halvemaks või palju paremaks. Et kas nüüd saab juba lõpuks natukene vabaneda või ei, tuleb välja, et ikka ei saa. Ma just spetsiifiliselt seda Cortexi kuulan, seal oli nagu see, nad on mõlemad Londonis ja siis kui nendel on need vahed ka vahepeal üsna pikaks läinud, et kui eelmises podcasti osas räägiti, et ma ei tea, et tundub, et nagu vaatad aknast välja, et inimesed liiguvad, et võiks juba minna ja siis tuli järgmine osa, et ei, tegelikult London on lockdownis. Aga kuidas sul on, et kas sa kuulad podcast'e nagu pigem rohkem või vähem, kui nagu enne COVID-i aega? Palju vähem. Nagu ütleme mingisugune 10 korda vähem. Sest mul on täpselt sama mure nagu sinul, et kui varem ma olin harjunud konstantselt ringi liikuma ja jalutama, siis see oli suurepärane hetk, et sa lähed hommikul lihtsalt kodust välja, paned podcasti mängima, lähed kontorist lõunale, paned podcasti mängima ja nii edasi, et lisaks sellele mu töö oli ka selline, et ma liikusin hästi palju erinevate kohtade vahel. Et siis ma jõudsin päeva jooksul ikka nagu tundide viisi tegelikult kuulata heal juhul. Aga nüüd ongi, et ma ei tea, et kodus vahel paned koristamiseks või siis need üksikud jalutused, mis tulevad, aga siin on nagu see aspekt ka, et jalutama tavaliselt me lähme koos, eks ole, elukaaslasega, siis me räägime juttu. Ja kodus ka nagu, kui sa teed mingisuguseid asju, kas on siis, ma ei tea, nõude pesemine või ütleme, mitte tööga seotud tegevusi, siis peamiselt on need sellised ajad, mis on nagu mõeldud
suhtlemiseks, mitte niivõrd, eks ole, nagu omaette kuskil podcasti kuulamiseks. Et ma isegi ütleks, et nüüd ma kuulan võib-olla mõnda üksikut lemmik podcasti. Ma ei tea, kuidas see nagu näiteks meie kuulajate numbrites on kajastunud, et ma ei tea, kas inimesed näiteks nüüd kuulavad ka laiemalt podcast vähem ja seetõttu ei sattu ka meie nende podcasti ringlusesse tihedamini, sest me oleme neid feed'e nii mitu korda vahetanud, et mul tegelikult ei ole enam väga head ettekujutust, kas meid kuulatakse rohkem või vähem või üldse. Ma tahtsin küsida, aga mul on sarnane asi, aga mis ma olen avastanud ja ise ka, et kuna ma olen kogu aeg kodukontoris, siis ma vaatan YouTube'i palju rohkem ja mulle tundub, et vaadates numbreid siis ka, et näiteks osad meie kuulajad vist on kolinud nagu YouTube'i ümber ja vaatavad hoopis sealt YouTube'ist seda videoversiooni pigem, et kui on mingi siuke podcast, millel videofeed'i ei ole, et siis mul tihti tekibki siuke või läheb nagu meelest ära seda kuulata, kui mul on videofeediga nagu asjad olemas. Jah, enda puhul ma olen ka märganud seda YouTube'i rohkust. Ma ei tea, kas see on see, et tahaks nagu rohkem mingeid inimnägusid näha enda ümber, kui sa oled siin, eks ole, niimoodi kodus või on see lihtsalt mingi üldine platvormi liikuvus. Aga jah, ma olen enda puhul, kas te märganud, muidugi teine nagu vastutöötav aspekt on see, et kindlasti viimase aasta jooksul, aga eks see trend on, eks ole, juba varasemalt. YouTube'i reklaamide rohkus on lihtsalt nii kohutavalt suureks läinud, et kui mul ei oleks juba mingit 5 erinevat streaming teenust, siis ma väga sügavalt kaalun seda YouTube Red iga veel juurde. Ma tegelikult mingi hetk juba siin eelmise aasta alguses lihtsalt murdusin ja panin adblocki hoopis peale. Et ma saan aru, et ma võtan praegu kreatoritelt raha, aga see on pigem protest YouTube'i kui nende vastu selles suhtes, et see oli täiesti võimatu mingite kanalitega, et sul tuleb esimese 10 sekundi jooksul reklaam, siis tuleb 5 minuti pealt, siis tuleb 10 minuti pealt. Kui sa vaatad mingit pikemat videot, siis lihtsalt ei kannata vahepeal. Ja tavaliselt üks sama reklaam ka veel. Seal on ka nagu see, et ma saan aru, et üldiselt nagu hea selline YouTube'i sisulooja natukene valib ka vastavalt oma videotüübile, kuidas ja kus need reklaamid võiksid olla. Aga mingi hetk, kui YouTube mingeid uusi muudatusi jälle teeb ja peale keerab, siis vist need keeratakse nagu niimoodi by default kõigile. Jep. Ja ma olen jälginud väga sellist kanalit nagu My Analog Dreams, mis on ühe türklase poolt vist tehtud selline YouTube'i kanal, kus ta mängib vinüülplaate, et tal on mingid hommikused miksid ja õhtused miksid ja enamasti on see mingisugune, ma ei tea, kas Türgi rahvamuusikast inspireeritud või Jaapani jazz või funk või ta on isegi näiteks mingid idabloki riikide plaate mänginud, sellised huvitavad miksid. Ja see on nagu eriti tüütu, kui sa paned hommikul, eks ole, tahad ma ei tea, putru süüa ja kohvi juua ja paned selle muusika mängima, reaalselt iga mingisugune loo järel on reklaam. Ja vahel selle reklaami pikkus on nagu 40 minutit, et sa ilmselgelt pead püsti tõusma ja tegutsema, sest muidu see nagu reklaami kogus lihtsalt ületab video enda pikkuse, isegi kui video on nagu tund aega pikk. On jah. Ei, mina lihtsalt loobusin ja panin adblocki ja siis pärast seda on elu palju parem. Aga see adblock toimib ainult, jällegi nüüd me õpetame inimesi, kuidas mitte toetada, eks ole, ettevõtjad ja värke. Aga see töötab ainult arvutis. Tõsi, aga tegelikult kui ka telefonis peaks just kui saama, aga ma 100% ei ole telefonis, ei ole uurinud, kuidas see käib. Aga kunagi ei saanud. Ma vaatan arvutis ja millegipärast, kui telekast vaadata ja konsoolidest vaadata, siis seal ei ole reklaam, et kui siis mingi lühike klipp alguses, et ma ei tea, kas telekatootjad maksavad selle privileegi eest, et YouTube vaadatavam oleks või ma ei tea, kuidas see töötab. Ma pean teise firma teleka ostma võib-olla, sest minul sarnast kogemust telekaga kahjuks ei ole. Või siis ma ei tea. Aga jah, selles suhtes ma olen ka nagu sinna poole läinud, et rohkem nagu seda videosisu tarbida. Üks asi, mis tegelikult mulle see tuli selle vestluse jooksul meelde, et üks asi, mida ma juba, ma ei tea, aasta tagasi umbes, ma tahtsin sind saatesse kutsuda ja sinult küsida ja rääkida, uurida,
et ma olen juba pikka aega nagu vaadanud sellist asja ja mitte aru saanud, millega tegu on nagu Discord. Kas ma saan õigesti aru, et IRC jutukad on põhimõtteliselt tagasi toodud teise nime all või mis asi on Discord? Sest see on ka kuidagi seotud väga otseselt selle nagu streamimiste ja ütleme, mitte ainult nagu mängu streamimiste, vaid mingite nagu kogukondade loomisega ümber videokanalite just spetsiifiliselt, ma olen täheldanud. No jah, selles mõttes, et põhimõtteliselt on IRC jutukas ja lihtsalt natuke tänapäevases võtmes, et sa saad seal teha videokanalid või helikanalid ja ta on natuke kiirem ja mugavam ja visuaalselt ilusam kui vanasti Mirk oli või midagi sükest. Aga põhimõtteliselt funktsionaalsus on peaaegu sama. Et aga lihtsalt hästi laialt on neid teemasid, et on muidugi kõikidel nendel videosisutootjatel ja kõikidel podcastidel on oma Discord. Aga üks sürrimaid asju, mis ma täna nägin, on see, et on olemas Discord, kus on umbes mingi 25 000 inimest peaaegu vist ja siis kus kõik annavad märku, et kui kuskil tekib siis mõnes netipoes läheb müüki mõni nendest uutest videokaartidest, mida on võimatu saada. Ehk siis nii kui müüki tuleb, siis 23 000 inimest lendavad kohe peale ja üritavad siis olla üks nendest, kes seda tellida saab. Et ma ei olnud enne kuulnud sellest, aga nüüd, kui ma kuulsin ja tean, et siuke asi on olemas, siis see on megaloogiline ja muidugi see on asi, mis on olemas. See tundub veits nagu counterproductive, et kui su eesmärk on saada see videokaart, siis võib-olla nagu 23 000 inimesega seda taga ajada, okei, ühesõnaga, kogukonnad ongi olulised. Ja, põhimõtteliselt. Ja vaadates, et mis siin viimasel ajal, eks ole, toimub, et siis inimesed tahavadki grupeeruda rohkem. Et mina olen päris, ma olen siin Eesti mänguarenduse Discordis ja Puhata mängidel on Discord ja Level 1 on Discord ja siis ma olen Classic Gamingu Discordis ühes ja siis nii mõnigi siin veel, et ma olen suhelnud päris paljude sükeste inimestega, võib-olla kellega ma muidu ei suhtleks. See oli minu jaoks nagu tegelikult ka IRC kõige suurem pluss ja ma olen siin saates ka mingit mõttetult palju virisenud taga seda, et oi, kuidas ma igatsen ikka jututubasid ja et see nagu Slack ikka ei ole sama ja see on nagu mingi töövahend rohkem ja Facebook Messenger on ka nagu ikkagi üks-ühele suhtlus ja see ei ole nagu see, et sa saad mingi minu nagu need näited olid tavaliselt see, et nagu #metal ja või okei, siis ta ei olnud #metal, eks ole, ta ei olnud hashtag. Mis asi ta siis oli? See oli kanali nimi. Ätt oli admin. Ätt oli admin. Aga lihtsalt keegi ei kutsunud seda hashtagiks, aga see kanali nimed nagu algasid hashtagiga. Metal, eks ole, mis oli selle vana, kes see hakkas tegema seda hard rock laagrit üldse? See oligi Eesti hard rock portaal. Metal E ja siis see oli Draconic ja siis Keio ja kes seal olid kõik. Jah, nendel oli, eks ole, oma IRC jutukas, Sõpruse puiestel oli oma IRC jutukas, kus inimesed, kes olid väga masenduses, noored ja vanemad inimesed käisid omavahel juttu rääkimas. Ma muidugi natukene nüüd profileerin ja see ei olnud ilus, aga ühesõnaga väga tore jututuba oli. Ja muidugi RuneScape'il, mida ma tol ajal absurdselt palju mängisin, olid oma klanni jututoad ja see on kõik väga piinlik. Aga, või siis väga lahe, oleneb kummalt poolt vaadata. Aga ma nagu sellest olen meeletult puudustunud, et tõesti ei olegi nagu sellist random kohta, mida seob nagu mingi teema ja siis need inimesed, keda see teema huvitab, lihtsalt lähevad sinna ja saavad nagu tutvuda ja juttu rääkida. Põhimõtteliselt on need Facebooki lehed või page'id nagu sarnased asjad, aga mitte päris, see ei ole ikkagi selline reaalajas, eks ole, jututuba. Mina soovitaks sul võtta kätte lihtsalt ja see võtab umbes pool tundi aega, et teha popkulturistide Discordi server ja sinna #metal ja Sõpruse puieste ja siis on juba põhimõtteliselt olemas. Et see on üsna lihtne ja üsna siuke fun ka. Aga ma saan aru, et siis ma popkulturistidele ei tee mitte nagu kanali, nagu see vanas mõttes oli, ma teen kohe lausa mingi terve serveri. No põhimõtteliselt jah, et nagu vanasti oli nagu üks suurem vist, ma mäletan, kuidas see on, sellest on nii palju aega möödas, kui aga ikkagi nagu, minu meelest oli ikkagi ka serverisüsteem ja siis seal võisid olla veel eraldi kanalid ja nendel vist ka nagu alamkanalid. Jah.
et noh, süsteem on suhteliselt sarnane vist, et okei. et aga ja siis selle saab siduda ka Patreoniga ja siis Patreoni toetajatele saab anda eraldi leveleid ja ligipääse eraldi kanalitele, mille kõik ei saa ja nii edasi. Vot seda ma nägin ka, ma tegin omale Discordis konto ja ma ei teadnud, kuhu liituda, nii et ma liitusin Eesti Discordiga, mis polnud väga huvitav. See on siuke eestlaste kolmnurga, siuke väike spin-off. Ma ei tea, mis asi see eestlaste kolmnurk on ja ma ei saanud ka aru õieti, mis seal toimus. Nii et ma läksin sealt ära, aga seal olid inimestel ka levelid ja mina mäletan pigem seda, et sul olid, kas olid administraatorõigused, sul olid mingid pooladministraatorõigused, kui sa olid nagu lihtsalt voiced või noh, ühesõnaga neid jutukas oli ka mingid levelid vanasti nendes IRC-s, aga see oli kuidagi hoopis teistmoodi, et sa said, mingid inimesed said teisi sealt välja visata, mingid said kanali pealkirja või teemat muuta, aga nüüd on mingid kohe nagu tasemed, kuhu sa pead jõudma? No see ei ole by default, et need on hästi palju igasuguseid botte, et millega sa saad teha. Ma mäletan, vanasti oli Irku aegadel ka siukseid, et ma ei tea, kus sa said jagada mingisugust meediate värki ja siis sa pidid seal kasvatama levelit ja nii edasi, et neid siukseid asju sai siis teha ja saab nüüd ka teha, et ma ei ole nii sügavuti nende asjadega läinud, okay. Aga saab teha igasuguseid asju Discordis. Jah, ma tunnen, et siis peab võib-olla hakkama mõtlema selle popkulturistide selle Discordi peale. Ma siis mõtlen, et huvitav, mis need teemad seal peaks olema, aga võib-olla ma panengi selle meie Patreoni toetajatele mõtlemiseks, et kas nad tahaksid sellist asja või millest me seal võiksime nagu, millega võiks pihta hakata. Meil on see level 1 serveris on näiteks Food Wars, kus saab toidupilte postitada ja siis on kinoprojektor ja siis puhatajamängidel on ka eraldi kinoteema ja VR-nurk ja siis retronurk ja et igasuguseid võimalusi on. Ja, no selleks peaks mingisuguse kogus inimesi kokku saama sinna kõigepealt. Aga siis me saamegi teada, kas keegi meid kuulab ja kas nad on ka sellised inimesed, kes viitsiksid Discordi kasutada, et see tundub nagu selline ka selline huvitav eksperiment tulevikuks. Ei, väga hea, aitäh sulle, et sa seda mulle lahti seletasid, sest mõtlen, et ma olen nagu üritanud sellele läheneda mitme nurga alt, aga võib-olla selle eestlaste Discordiga liitumine oli võib-olla esimeseks sammuks halb mõte. Ja mina tegin sama ja siis ka ei saanud päris hästi aru ja siis ma ikka mitu aastat nagu eriti ei käinud seal ja siis nüüd ma olen leidnud mõned nagu süksed kanalid, kus on vähe mõistlikumad inimesed ja räägivad mõistlikumat juttu ja siis nagu vähe paremini eest. Okei, peab järgmiseks korraks ette võtma. See on üks asi, mida oodata aastalt 2021, mida ei olnud aastal 2020. Mida mina veel meeletult ootan, ma täna just, see läheb natukene selle YouTube'i 40 erineva streaming teenusega kokku. Ma täna lugesin uudisteportaalist, et on lootust, et Disney Plus jõuab Eestisse ja arvestades seda nagu seda staffi kogust, mida Disney lubas välja oma erinevate Marveli ja Disney, eks ole, nende intellektuaalomandi alt, et siis ma ikkagi jõudselt juba ootaks ja loodaks, et see jõuab kord ka meite maale. Jah, aga tead, kui ma aus olen, siis ma olen nagu suhteliselt burnt out nagu kõigist nendest Disney asjadest. Et ma anyways ei olnud väga nagu selle Marveli teemas, nagu kogu need Avengersid ja kõik need asjad. Et mulle meeldis võib-olla Logan ja siis esimene Guardians of the Galaxy ja siis, ma ei tea, esimene Deadpool võib-olla. Ja Star Warsiga ka nagu, et ma olin, enne kui need viimased tulid, siis ma olin väga suur Star Warsi fänn, ikka siin aastaid ja aastakümneid olnud. Aga lihtsalt, enne Disneyt? Enne Disneyt jah, et seda lihtsalt nagu, mitte et mulle need filmid nagu need uued ei oleks niivõrd palju meeldinud või noh, pigem nagu meeldisid, aga neid oli nagu natuke liiga palju, kui neid iga aasta hakkas tulema. Ja kuidagi kustus ära see, et peamiselt siis, kui see Solo tuli. See Solo oli nagu eriline kriips minu jaoks, et okei, et see ei ole enam huvitav mu jaoks, et meil ei ole vaja teada iga asja mingisugust päritolu, et meil ei ole vaja teada, kus ta selle relva sai ja kus ta oma riided sai ja kus ta oma nime sai ja kõik need asjad läksid nii koomiliseks ja kuidagi võtsid mind sealt maailmast välja, et kogu müsteerium on kadunud ja need ei ole üldse enam huvitav.
aga me ei tea ju ikkagi, kes R2-D2 on ehitanud või millisest tehase liinilt ta täpselt pärineb. Kuidas ta täpselt jõudis? Kui sa meil, äkki see oligi viimane kord, kui sa meil külas käisid, sa rääkisid, et Solo oli sinu jaoks nagu kohutav pettumus ja mina leidsin, et see on üks paremaid Star Warsi filme vist üldse. Aga tegelikult ma tundsin ka selle filmiseeria lõpuks ikkagi sellist suhteliselt nagu, et noh, ma ei olnud kindlasti üks nendest, kes oleks nagu iga filmi peale nagu kinost veel vihasemana välja tulnud ja nagu sõimlema hakanud. Pigem noh, nagu olidki väga meeltlahutavad ja toredad filmid, millest ei puudu oli kuidagi selline üldnägemus selleks nagu viimaseks triloogiaks. Ja noh, tõesti, iga aasta film on ikkagi väga nõudlik ajakava noh, nagu kõigile, kes selles protsessis osalevad, kaasa arvatud vaatajatele. Ja seetõttu noh, see Disney Plus ja spetsiifiliselt Mandalorian oligi nagu täielik selline sõõm värsket õhku ja minu jaoks noh, täpselt see, mis mulle meeldis, sellepärast, et isegi rohkem kui Star Warsi filmid on mind väga paelunud need sarjad, mis sinna kõrval on tehtud. Ja see Mandalorian oli nagu väga selle animasarjade poole oma sellise ülesehituse ja loo kirjutamise ja tegelastega ja see mulle õudselt meeldis. Aga noh, siin on ka täpselt see sama oht nüüd, et kui Disney mõtleb, et näed, Mandalorian oli väga suur edu, paneme kogu oma raha mängu ja teeme nagu 70 Star Warsi sarja igast tegelasest ühe, et siis on täiesti võimalik jah, et need asjad nagu ei lõppe hästi. Minu meelest viis, kuidas fiksida Star Wars oleks see, et nad läheks ikkagi nagu mängude teed ja siis seoks igat nagu või noh, uut asja, mis nad teevad võimalikult vähe selle originaaltriloogiaga. Et minu meelest kõige parem idee, mis üldse kunagi oli see BioWare'i need 2 Knights of the Old Republicu mängu, mis olid täiesti iseseisvad, et need olid 4000 aastat enne filme ja siukse vanema tehnoloogiaga ja et aegagi ikka nii palju möödas ja olid ainult kaudselt nagu nende filmidega seotud, et ma arvan, et see oleks palju ägedam kui see, et kuidas siis see nüüd lõpuks tuleb Luke Skywalker, ükstaspuha, mis selles Luke Skywalker või Darth Vader ikka käib kuskilt nagu läbi, et kes järgmiseks või et millal ta siis tuleb nüüd lõpuks. Et mind see nagu huvitab vähem, kui et selles suures universumis saaks nagu nii palju mingid muid lugusid jutustada. Ja sellega ma olen 100% nõus minu jaoks ka nagu see, võib-olla isegi kogu see nagu, noh, ma ei tea siis võtta kõrvale, eks ole, sõrmuste isand, et sul on, eks ole, see sõrmuse lugu ja see on nagu täiesti oma tõsi, aga palju huvitavam tundub kogu see Silmarillion ja see maailma ehitus ja see nii-öelda taustavärk, mis seal maailmas üldse on toimunud ja kuidas see kõik on kujunenud ja täpselt samamoodi on nagu Star Warsis, et need legendid ja kogu see nagu mütoloogia selles maailmas endas tundub hästi lahe ja ma saan aru, et Knights of the Old Republicust on ka uus mäng tulemas teoreetiliselt millalgi kauges tulevikus. Pigem vist nad ma ei tea, ühesõnaga see Knights of the Old Republicu MMO ikkagi käib edasi ju. Ja minu meelest nad vihjasid mingisugusele filmile või midagi siukest, et see mäng on nagu okay. Aga need viimased paar mängu on nagu päris head olnud, aga muidugi nüüd millalgi tuleb see Ubisofti avatud maailma Star Warsi mäng, millest ma ei oska midagi arvata, sest et Ubisofti viimased asjad ei ole väga head olnud või noh, sellised pigem keskpärased. Ja siis keegi, kes see veel kuulutas uue Star Warsi mängu välja? Ei tule meelde kohe. Sellele pidi järg tulema, sellele Jedi, see mida ma PlayStationi peal mängisin, see ei aita sind kohe üldse kuidagi. Star Wars Jedi something. Just. See oli päris okei mäng, mulle see meeldis tegelikult. Mulle meeldis selle mängu üles. Fallen Order, jah. Fallen Order. Sellele pidi järg tulema. Aga no sinna oli ka vaja ikkagi nagu natuke liiga palju neid seoseid sisse panna, nagu, et oleks võinud mitte olla. Nojah, ütleme, aga see ongi kuidagi see, et millegi pärast, ja see võib täiesti tõsi olla, et on täiesti võimalik, et selleks, et teha midagi head, mis Star Warsi fännidele laiemas pildis meeldib, sa pead viitama kuidagi tagasi Luke Skywalkerile ja nendele esimesele 3 filmile, aga no ma ei tea, jällegi arvamusi on jube palju, aga ma ise olen ka alati olnud seda meelt, et tegelikult meil ei ole vaja seda kogu piltida. Ma võin vaadata küll neid filme, ma maksan nende piletite eest, aga no jah.
ma arvan, et see on see juhatus, kes seal Disney's ja Marvelis seda arvab, et seda on vaja, aga kuigi tegelikult üldse ei ole. Et ma niimoodi tagantjärgi olen natuke leebemaks muutunud George Lucas'i suhtes, et ta vähemalt nagu üritas mingit täiesti uut nagu asja, et see ei tulnud tal hästi välja nende prequelitega, sest et ta tegelikult võib-olla ei ole nagu nii hea filmitegija, kui suutis mulje jätta kunagi ja ära petta, sest et tal ei olnud võimalik kõike seda teha, mida ta tahtis. Aga see oli nagu kontseptsiooniliselt huvitavam kui need viimased asjad siin Disney alt. Aga tead, mida ma ootan sellest aastast veel või? Nii? Ma ootan seda Snyder Cuti. Ehk siis Zack Snyderi, ma ei tea, 4-osaline või 5-osaline versioon sellest Justice League'i filmist, mida ta teeb. Mis paistab täiesti kohutav. See paistab nagu, et ta absoluutselt ei saanud aru, miks see hea film ei olnud. Ja siis ta double it down sellele 100%. Et kui sa seda trailerit vaatad... nii palju materjali on? Ta filmib vist juurde ja siis sealt lõigati hästi palju välja, sest et vaat seal vahetati režissöör ära, et tal oli mingisugune perekonna mingi issue, et ta ei saanud seda ise ära lõpetada. Aga ma arvan, et ta teeb selle veel hullemaks, et see oli minu meelest täiesti kohutav film, aga ma nautisin selle vaatamist, sest et see oli juba nagu sellel levelil halb, aga see tundub, et läheb nagu veel sügavamaks, aga siis ta on 4 tundi pikk, nii et ma loodan, et ta ikka peab nagu veab välja selle 4 tundi halbust, et see on ikka nagu nii halb. See on selles suhtes väga huvitav, et kuigi ma olen peaaegu kõiki Marveli filme vastupidiselt sinule väga nautinud, siis DC filmid pole minu jaoks peaaegu kunagi eriti huvitavad olnud. No okei, Nolani Batmani värk oli päris kihvt, aga need olid ka, ütleme, selline piiri peal, et ma olen nagu easily scared. Et need olid päris sellised tumedad ja sünged filmid ja päris selline tõsine värk. Et need ma nagu vaatasin ära ja need mulle meeldisid ja ma arvasin, et need olid väga head filmid, võib-olla isegi ühed parimad superkangelasega filmid üldse, aga noh, see ei ole nagu see ei ole päris see nagu Marveli siuke nagu happy, joy nagu kaklusvärk. Aga jah, ma ei ole Justice League'i kunagi näinud, aga noh, kui nad välja tulid, siis esialgne inimeste pettumus ja isegi tegelikult olgem ausad enne, kui see film välja tuli, et noh, mul on siuke tunne, et inimesed nagu enam üldse ei ootegi, et DC poolelt võiks midagi väga head tulla. No neil see spin-offi teema, see Joker ju vist nagu töötas ja kõik need asjad, aga Zack Snyder vist tal on nagu natuke see George Lucas või kõikide nende teiste sükeste tüüpide sündroom, et kui sulle antakse kõik võimalused lõpuks, et siis keegi ei oska sulle ei öelda ja sa ei tea, mis päriselt on hea ja mis ei ole. Aga see on ju see film, mis andis meile selle stiff upper lip Supermani ja kõik need asjad. We'll fix it in editing, don't worry, eks ole. Sul on vuntsid, ära muretse, me montaažis võtame ära. Ei no, see oli suur skandaal ju, et see teine stuudio ei lubanud ära ajada lihtsalt tal. Neil ei jäänud midagi muud üle. Aga ma ootan huviga, mis sellest tuleb, et kui halvaks nad suudavad selle pöörata. Aga kas sulle need esimesed Tim Burtoni Batmanid ei meeldinud siis? Need meeldivad mulle väga ja tegelikult mulle kõige rohkem meeldib päris Adam Westi Batman. See on happy, joy. See on nagu väga äge ja ma saan aru, et sellest on välja antud ka mingi päris korralik Blu-ray kogumik. Kui see ma just tahtsin öelda, jah, et see on restaureeritud isegi ja ma olen olnud mitu korda nupp hõljunud seal, et osta ära, aga ma ei ole vajutanud seda veel. Ma päris ausalt loodaksin seda ikka kuskilt digina saada, et noh, kas või ma ei tea, ma ei ole vaadanud, kas teda näiteks, ma ei tea, Apple Store'is on või kus iganes sükses teenuses, aga mul ei ole lihtsalt tegelikult, või tegelikult on küll, mul on see PlayStation 4, millega ma saaksin mängida Blu-ray plaate, aga siis mul on kogu aeg kuskil peas taga mõtet, aga tegelikult kui juba osta, eks ole, kui osta nagu film, et siis ma ei taha osta seda Blu-ray'd, vaid ma tahaks võib-olla osta neid HD Blu-ray'sid või neid 4K Blu-ray'sid ja see oleks nagu veel ägedam. Aga jah, tegelikult need oli filmile filmitud, et nendest on võimalik 4K pressida, aga ma ei ole kindel, et see restauratsioon tehti 4K-s, et see tehti juba mingi 4-5 aastat tagasi. Ma ei usu ka, et tuleb, ma lihtsalt nagu, ma ei ole hakanud ostma
Blu-ray plaate peamiselt sellepärast, et ma nagu midagi minu peas ütleb, et nagu ma peaksin nagu veel enne vaeva nägema mingi korraliku mängi ostma, et siis ma hakkan ostma endale film. Või ma ei tea, mida ma tahan. Ma tegelikult ei taha neid plaate väga oma koju, aga samas nagu natuke tahaks ka. No ma pean ütlema, et see plaadi kvaliteedi ja streami kvaliteedi, isegi kui on 4K-s, vahe on ikka üsna suur. Ei no arvata võib, jah. Ei, seda ma olen täitsa nõus. Aga see ongi kuidagi, mul on natukene mingisugune arusaamatus oma ajus asjade kogumisega, et ühest küljest ma olen nagu, ma ei tea, kas sa oled kunagi juhtunud vaatama sellist kanalit YouTube'is nagu Technology Connections? Jep, mulle väga meeldib see. Ja vaata, tal on seal selja taga, eriti viimasel ajal, tal on selja taga suur riiul stuffiga. Igal selle Galaxy riiuli selles ruudukeses on tal mingi huvitav asi. See on põhimõtteliselt mu ideaalne sein. Vaat sihukest asja ma nagu tahaks koju ja samas, eks ole, ma olen kogunud ka vinüülplaate ja kunagi ka CD-sid ja siis ma vahepeal isegi korra nagu mõtlesin, et aga äkki hakkaks mööda seda kassetirada ka käima. Aga samas nagu teisest küljest neid CD-plaate ma hoian täna kuskil nagu kaugel storage'is, mida ma ei kasuta neid, ma ei mängi neid, sest ma ütleme, omada veel lisaks seda mängijat, siis omada neid vinüüliriiulit, siis omada CD-plaatide riiulit, eks ole, seda kõik on nagu väga palju, et mul on kogu aeg siuke tunne, et ma pean nagu valima ühe. Ja ma filmiriiuli ka veel tegema. No jah, mul on oma need mentaalsed jaotused on tehtud, aga mul kahjuks see videopilt siin ei tööta, aga mul on suhteliselt sarnane sein seal taga, et nagu selles, et mul on siin seina peal peaaegu igast Gameboyst üks variant ja siis erinevatest konsooli ajastustest mingi kogus mänge, aga mingi hetk ma otsustasin, et ma kindlasti ei kogu kõiki, vaid mõned üksikud seeriad, mis mulle väga meeldivad, et ma üritan füüsilisena saada ka vanu ja uusi asju ja siis niimoodi üritan hoida seda. Aga kas sa koomiksi raamatuid kogud ka koomiksitena või digis? No ma mingi hetk üritasin need Karl Barksi ja siis Don Rosa kõik need pardilood kokku saada, aga ma olen natuke nagu rajalt maas nendega, need Fantagraphicsi kogumikud, mis on hästi kvaliteetsed ja mis on minu jaoks olnud ajalooliselt olulised, aga no Don Rosas mul on esimesed 2 ja siis sellest Karl Barksist oli vist esimesed 8, aga neid kokku vist on 15 äkki või, aga ma ei tea, kui mitu välja on tulnud, et need siin vahepeal tulid 1,5 aasta kohta. Ma ei teagi, mis see viimane praegu on. Et neid ma olen üritanud koguda, aga muidu mul üldiselt õnneks või kahjuks seda füüsilist koomiksi nagu seda isu nagu nii suurt ei ole, et ma tean, sõbrad ostavad mangasid, kus on 50 osa nagu ühe komplektina, et see tundub küll overkill. Jah, mul on ka pigem mingid üksikud seeriad, mida me abikaasaga nagu ostame. Mul on samamoodi nagu sinul on need pardiseeriad, et kui tulid välja need väga, väga ilusad uued versioonid sellest Life and Times of Scrooge McDuck, siis mingi hetk ma nagu mõtlesin, et kas ma ikka tahan neid nagu füüsiliselt, et ostan parem digitaalselt. Ja ostsingi ja kahetsesin pärast tegelikult. Nii et nüüd ma neid Don Rosa bokse olen ostnud nagu füüsiliselt ja nüüd mul on ka praegu ainult 2 tükki. Siis nagu tekibki see mõte, et okei, et kas ma siis hakkan seda teed mööda minema. Nii et mul ongi see, et käin nagu selle digi ja füüsilise vahe peale, et ma ei tea, kummad pidi valida. Ja sul on vist selles osas õigus, et peab lihtsalt tegema oma süsteemi, et ma neid asju ostan ja ainult neid ja siis ongi selge. Ma olen juba nagu aastate jooksul selle digitaalsega saanud põletada veits, et kuigi sa nagu näiteks maksad ja ostad mingi mänge just näiteks digitaalselt, aga siis tekib mingi hetk, kus digitaalne teenus läheb kinni, Nintendo on eriti kurikuulus nagu selle pärast, et ja kui sul näiteks ei ole tõmmatud või isegi kui sul on tõmmatud, sa lihtsalt ei saa seda mingi hetk mängida enam. Ja siis ainuke variant ongi omada siis füüsilist, on ju, või siis teine variant on piratiseerida, mis on nagu natuke tüütu arvestades, et sa oled näiteks juba maksnud selle eest. Et vanasti oli ju, et see konsooli generatsioon on sisuliselt esimene, kus sa võid nagu arvestada sellega, et kõik su ostud edasi kanduvad, et enne see ei olnud üldse nagu nii nagu teema ja siis
siis nagu ei tundudki see digitaalne versioon mängudest üldse nagu nii hea. Et sellepärast mul on just näiteks Nintendo mänge on üksjagu kogunenud siin digitaalselt. Aga jah, võt ma nüüd ei teagi, sest ainuke, ütleme selle põlvkonna puhul või mis need nagu uuemad nüüd on, ma isegi Sony ja Microsofti puhul nii väga vist ka ei kardaks, aga Sony puhul ma siiamaani ikka natukene pelgan. Ma küll, see ei ole pannud mind rohkem ostma füüsilisi mängude koopiaid, mul on vist ainult Mario Kart ja Breath of the Wild on füüsiliste kaartide peal, aga muu on kõik digitaalselt, aga samas ma natukene ikkagi muretsen, et kõik see, mis ma sinna digitaalselt ostnud olen, mingi hetk nagu võib ära kaduda. No see on jah, oht on õhus. Et siin vahepeal näiteks see DuckTalesi digitaalne versioon kadus ära või siis isegi Cyberpunk võeti ju maha digitaalsest müügist ja et igasugused asju võib juhtuda. Et tänu selle Cyberpunki maha võtmisele, et kuigi mulle see mäng ei meeldinud eriti, siis olen kaalunud, et võiks selle füüsilise versiooni osta, sest et seal diski peal on veel see ekstra katkine versioon, mis on väga, väga bugine ja parandamata, et seda on võib-olla huvitav mingi aja pärast nagu vaadata, et mis asi sai plaadi peale pressitud. Aga kas ma saan valesti aru, et ju mingitel platvormidel Cyberpunk nagu enam-vähem töötas või ei töötanud nagu kuskil Zero Day? No arvuti peal oli nagu okei, aga minu meelest see, kui ta on tehniliselt okei, see ei vähenda seda, et ta on hästi nagu keskpärane mäng ja keskpärane lugu tegelikult, kui sa oled natukenegi jälginud ja kursis igasuguste Cyberpunk asjadega ja natukene vaadanud asju kaugemale kui ma ei tea, esimene Blade Runner või mingid muud sellised hästi obvious asjad, siis seal ei ole nagu midagi väga, väga ägedat, et kohati lihtsalt teebki kurvaks, et kui mõni asi ongi hästi tehtud seal, nagu sa näed, et et siin on mingi täiesti siuke lüke, et mida pole enne näinud, ja siis nad lähevad täpselt sinna, kus on kõige safe'im või kõige igavam või siis on täiesti katki nagu see. Ja ma pressisin selle lõpuni küll, aga ma pean tunnistama, et see oli nagu päris suur pettumus, et kuigi ma ei olnud väga hyped, et mul oli oma väike siuke skepsis oli enne või nagu ma üritasin hoida nagu realistlikuna ootused vastupidiselt mõnele, aga kahjuks see mäng ei suutnud isegi seda latti tabada. Jah, minul on selle mänguga see probleem, et kuigi visuaalselt võiks ta mulle väga-väga meeldida ja alati, kui ma selliste mängude nagu selliseid videosid või isegi pilte vaatan, siis mulle tundub, et see on nii äge, et ma kindlasti tahan seda mängida ja ma nimetan selliste mängude alla ka siis need igasugused Bioshockid ja mul ei tule nüüd teist korda juba selle mängu nimi meelde, mis on mingi The Lost World või ei. Ma ei tea, oled kuskil teisel planeedil väga sarnase nagu välimusega mäng. Outer Worlds, jah, täpselt. Et nagu kõik need mängud tunduvad mulle hästi-hästi lahedad, aga lihtsalt see mängutüüp mulle absoluutselt ei sobi. Ja ma ei tea täpselt, miks on näiteks mingi Skyrim, võtad kõrvale väga hästi, sobib, meeldib, väga erinevad MMORPG-d on mulle ka sobinud, aga miskipärast just siuksed mängud nagu on need Bioshockid ja tõenäoliselt on ka Cyberpunk, ma ei suuda sinna sisse elada, võib-olla see ongi see, et sa pead neid mänge mingi umbes 10 tundi mängima ja siis sa hakkad nagu täiega sinna sisse elama, on hästi äge, aga ma ei suuda nagu, kui see mäng mind mingi poole tunniga käima ei tõmba, siis ma tavaliselt ei suuda neid mängida. Ma võin sulle soovitada ühte mängu, mis on küll sellest täiesti erinev, aga looliselt nagu natuke paralleel võib-olla Cyberpunkiga minu meelest 100 korda huvitavalt tehtud, on Yakuza Like a Dragon, mis on siis Yakuza 7 põhimõtteliselt. Ja seda just mängides jaapani keeles, nüüd kui reisida ei saa, siis ma ei arvanud, et see mul nii hästi klikiks, sest et ma üldiselt ei ole JRPG-de nagu väga suur fänn, aga see kuidagi on küll hullult klikkinud, et kuigi sellest esimesest 10 tunnist sa umbes 5 vaatad cutscene, aga sellest ei ole midagi, sest et see on nii hästi tehtud, see story ja see kõik seal, et seal oli väga palju siukseid asju, et okei, et
sihukest asja ma pole küll enne näinud üheski mängus ega ka kuskil filmides, aga võib-olla see on see, et ma ei ole anime stuffiga väga kursis, et võib-olla seal tundub see vana kõik, aga mulle see on siiamaani väga meeldinud. Aga kas seal nagu vähemalt 5 minutiga nagu mängumehaanikani jõuab või ei, nagu katsiinide läbi? Et sa saad esimest korda, ma ei tea, mingi võib-olla tund aega, siis sa saad natuke puldi peal liigutada ja siis läheb edasi katsiin. See on väga huvitav jah, miks mingid asjad nagu klikivad ja ei kliki, sest samas ma võin kõrvale võtta, et Uncharted 3 ja näiteks Tomb Raider on mulle väga meeldinud, kuigi tegelikult seal on nagu mingi vahe, et kas tegu on rohkem nagu siukse actioni keskse mänguga või ikkagi rohkem nagu selle rollimängu keskse mänguga. Aga jah, mingid nagu, see vist ongi minu jaoks see, et kas see mäng nagu suudab selle esimese siukse mingi 10, 20, 30 minutiga nagu selle mehaanikaga mind võluda ära või mitte. Ja näiteks ka vist oli selle Assassin's Creediga, et kui Assassin's Creed 2 mulle väga-väga meeldis, siis pärast seda pole ma suutnud ühtegi Assassin's Creed'i leida, mida ma viitsiks mängida rohkem kui mingisuguse nagu selle Tutorial Islandi põhimõtteliselt läbi. Mul on suht sama, jah. Et ma tõesti ei tea, võt see ongi, et täpselt ei tea, miks aju mingitele asjadele täiega nagu klikib, et miks ma tahan Euro Truck Simulatoriga sõita, aga ei taha näiteks, ma ei tea, mingit Cyberpunki mängida. Ma tõesti ei tea. Aga ma soovitan vaadata ja kuusata, see on nii teistmoodi mäng, et ma arvan, et see võib äkki klikkida kuidagi mingisuguses hoopis teises võtmes kui tavalised mängud. Ja see kõlab väga põnevalt. Aga sa ütlesid jaapani keeles, kas see mäng on jaapani keeles? Sa võid valida, et kas see häälnäitlemine on inglise keeles või jaapani keeles ja mulle tundub, et natuke see ajastu vaid või minu enda püsimatus on ka see, et siis see tähendab seda, et ma ei saa midagi muud teha selle videoklipi või vaheklipi ajal, et ma pean nagu jälgima seda, sest muidu oleks liiga lihtne, ma ei tea, vaadata korra, et mis Twitteris toimub või kuskile nagu ära zone'ida. Aga kui see on jaapani keeles ja ma pean jälgima telekat ja ma pean jälgima seda subtiitreid, siis ma olen võib-olla nagu rohkem seal sees. Jah, selles osas ma pean ütlema, et näiteks Breath of the Wild oli sellise RPG tüüpi, kuigi jah, ma tean, et inimesed ka vaidlevad selle üle, et kas ta nüüd ikka on päris või mitte. Et seal oli minu jaoks nagu ideaalne tasakaal, et neid nii-öelda taustalugusid avati suhteliselt vähe ja harva ja lühidalt. Või siis ütleme ka, kui tuli pikemalt, siis see kuidagi tasakaal selle vahel, et millal sa midagi avastad ja kõik see oli nagu nii hästi paigas, et ma kunagi ei tundnud, et see on nüüd liiast, vaid pigem oligi, et nagu mängides selline tunne, et ma nüüd juba ootaks, et millal ma selle järgmise punkti üles leian, kus ma saan nagu seda lugu jätkata. Et see oli nagu selline parem variant kui see, et iga natukese aegselt võetakse jälle see kontroll käest ära ja siis... No jah, Breath of the Wild oli nagu selles suhtes ikka mega hästi disainitud mäng, et mis seda kontrolli võttis sult üldse minimaalselt ära aga see sõltub nagu nii mängust, et mul vahest käib see hullult närvidele, aga vahest ma ei pane tähelegi. Aga jah, mäng peab siis väga klikkima, et see töötaks. Näiteks mulle need Naughty Dogi mängud eriti ei istu liiga väga. Et ma olen need kõik peaaegu läbi mänginud, aga mul on hästi palju probleeme nendega, et ma pigem tihtipeale vaatakski neid vaheklippe, kui mängiks seda reaalselt. Et vahel on mängud, mis oleks paremad mingisuguse lihtsalt videona vaadata YouTube'ist umbes ja vahel on mängud, mida on parem lihtsalt mängida ja siis sa saad skippida nagu kõik selle vahepealse osa. Ja väga harva on siis see, et kus need mõlemad asjad jooksevad väga hästi kokku. Et see on, ma saan aru, et see on raske see ei ole lihtne teha, aga mõnikord ikka õnnestub ka. Ja see ongi, ja täpselt see võib olla täiesti random ka inimese suhtes, et millised asjad talle nagu mingil hetkel isegi võib-olla sobivad või mitte. Breath of the Wildiga oli samamoodi, et ma mängisin seda esimest korda, kui ma talle mängu ostsin, mängisin vist 10 tundi üldse mingi, ma ei tea, suhteliselt mitme päeva peale ja siis ma ei puutunud seda mängu mingi aasta aega. ja kui ma teda nagu uuesti, sest minu jaoks nagu oli see esialgne nagu segadus päris suur,
et noh, nagu kuhu ma nüüd minema pean ja mida ma tegema pean ja noh, vaata, see ongi see, et võib-olla jõuad üks õhtu mängida mingi 20 minutit ja siis järgmine õhtu tuled tagasi, sa ei saa enam aru isegi, mis asja sa tegid või kuhu poole sa nüüd pidid minema, kõik on avatud, kõik on vaba, mingeid nagu piiranguid põhimõtteliselt ei ole. Aga kui ma selle nagu need esimesed 10 tundi oli tehtud ja siis ma kuidagi nagu läksin mängu tagasi ja liikusin tagasi nagu sellisesse viimasesse nagu checkpointi või kohta, kus ma veel sain aru, kus ma olen. Ja hakkasin sealt uuesti nagu vaikselt arutama, siis ma sain mingi hetk nagu käis see klõps ära, siis ma ei suutnud seda mängimist enam lõpetada. Ja võib-olla oli ka lihtsalt see aeg nagu teine või ütleme see, ma hakkasin teda vist mängima siin selle lockdowni alguses kevadel eelmisel aastal. Ja siis see võimaldas nagu rohkem ka leida seda aega, millal sellesse mängu päriselt sisse elada. Ja võib-olla ta ei olekski nagu teisel ajal klikkinud. See on umbes sama, nagu ma arvan, et üks põhjuseid, miks Animal Crossing eelmine aasta nii ääretult populaarne oligi see, et ta on nagu siuke eriti mõnus, meeldiv, mitte ühegi negatiivse emotsioonita simulaator ideaalsest saarest, kus ei ole COVID-i, eks ole. Kuigi ma pean ütlema, et see pühapäevane naeriste ostmine, see on väga ahistav. Ma ei ärka peaaegu kunagi nii vara, et jõuaks neid naereid ostma sinna. See oli mu kõige suurem pettumus. Jah, ma ei ole kordagi teinud ühtegi naerise müügi ostu-müügi-tehingut. Ma olin ikka Discordis, kus ma paar korda ikka tegin niisuguse $2 miljonise nagu müügi, aga selles suhtes, et kas sellel on ka oma Discord või kas seal ei ole mitte igas mängus ei ole või igal tegelase või ütleme, minu naerised ei ole ju ometi pühapäeval sama hinnaga, mis sinu naerised. No selles see point ongi. Sa võid ka minna kellegi teise saarele, osta hästi odavalt sealt ja siis järgmine päev, siis kui läheb naeriste müügiks, siis kõik postivad, et kellel mis hind on ja kui kellelgi on mingi 6-7 sotiga või sul on 6-7 sotiga ja siis sa võtad natuke vahelt ka, et tavaliselt on see, et okei, et ma tahan mingit seda kostüümi või mul on vaja mingit seda asja või ma võtan lihtsalt 10%. Niimoodi käis. Siuke eraldi keskkond on, kus sa paned ennast järjekorda ja siis sind kutsutakse sinna. See veits rikub selle nagu ideaalsaare vibe'i ära. see oli vahepeal asi, mida ma tegin. Okei, kõlab väga põnev. Ma ei kujutanud ettegi, et naerise müügile on oma nagu... On. Jah, ma kuidagi, ma ei suutnud nagu seda pilti kokku viia, tõesti, sa saad ju käia ka võõraste erinevate inimeste saartel ja see mängumehaanika on ju tõesti nii üles ehitatud, et siis sa saadki osta ja müüa jah, see kõlab nagu nüüd väga loogiliselt, et sellel on selline süsteem ümber ehitatud, aga jah, ma veel ajan liblikaid tagasi, ütleme niimoodi, et mul pole ka ühtegi sõpra otseselt, kelle saarele käia, Jim ei ostnud seda mängu ja mul on ka siuke tunne, et ta ei oleks mind oma saarele võtnud, sellepärast, et kuigi ma nägin väga palju vaeva selleks, et ta lõpuks hakkaks Stardew Valley't mängima ja muretseks selle lõpuks ka omale Switchi peale ja kõik see nagu juhtuks, siis seda, et me suudaksime nagu kahekesi ühte Stardew Valley mängu mängida, et me saaksime nagu koos kaassulased või kaastalunikud seal olla või Andrus ja Pearu, siis seda me ei ole suutnud. Seda lihtsalt ei ole juhtunud ja nüüd ma ikka veel kõik need aastad olen oodanud, et mul oleks keegi, kellega mängida Stardew Valley't. Seda ei ole ikka veel siiani juhtunud. Nüüd ma ootan, et see 1.5. versiooni update oleks Switchi peal, et siis ma saan võib-olla oma abikaasat survestada, et tema minuga split screen'i kodus mängiks. Kusjuures jah, mul ka Animal Crossing oli see, et mul elukaaslane ei olnud suurt üldse mänginud mänge, siis tema peamiselt võttis selle saare üle nagu lõppkokkuvõttes, et tema mängis seda mitusada tundi rohkem kui mina, et see on rohkem tema saar, aga seal oli nagu see probleem, et ei saanudki, seal ei saa ju seda saare juhatajat nagu vahetada, et ta ei saanud kõiki asju teha, mida mina sain, mis on väga puine. Kõige suurem miinus selle mängu juures. Nagu mitme kasutaja tuge vist ei ole seal mängus üldse. Ei, on ikka, aga lihtsalt on see, et üks on ikkagi nagu pealik ja otsustab kõik asjad, tellib need ja paneb paika kõik sillad ja igasugused muud siuksed asjad ja mingist hetkest alguses ka nagu selle progressi, ja teine saab lihtsalt oma neid asju ikka nagu edasi ehitada ja toimetada. Aga mingi hetk tuleb see piir ette, et kui siis mina kui saarepealik ei viitsi enam mängida nii palju, et siis nagu jääb nagu natuke katki see. Et mingid... Ühesõnaga, ta peab tulema mingi hetk nagu, et kuule, palun tee sild mulle. No umbes niimoodi, jah. Et
ja siis see tähendab, et mul peab raha, noh, ühesõnaga, et see on tehtud natuke liiga keeruliseks. Aga ma olen sinuga nõus selle mitmikmängu suhtes, et mul nagu ka, või ma olengi üldse nagu loobunud, et ma üldiselt ei mängi väga palju ei co-op'i ega multiplayerit, et lihtsalt mulle meeldibki omaette teha. Mulle meeldivad mõned siuksed multiplayerid, kus ma saan nagu lambist sisse juba, näiteks Tetris 99 ja mingid siuksed asjad, et kus saab randomitega mängida täiesti suvalisel hetkel ja kellega koordineerimine, et tundub mulle liiga palju effortit. Ja ei, ma nõustun ja usun, et kui ma saaksin seda rohkem teha, siis see muutuks rohkem tüütuks kui meeldivaks, aga teisest küljest ma ei tea, see on vist selle Switchi konsooli isegi nagu ülesehituse, brändingu ja kõigega nagu seotud, eriti Animal Crossing ja sellega, kuidas YouTube'i maailm on mulle demonstreerinud neid asju, et mul on kuidagi tunne, et ma jään millestki ilma. Noh, juba kui see Switch, eks ole, tuli, inimesed mängivad katusepidudel sellega ja bussis ja kus iganes on ju. Ja noh, eriti kuna kõik olid ju, eks ole, lockdownis siin ja siis vaatad neid YouTubereid ja just neid tehnoloogia YouTubereid, siis nad kõik mängivad oma Switchiga ja käivad üksteise saarel, et siis ta tekitab nagu sellise tunde, et okei, et see mäng nagu peamiselt ongi selliseks sotsiaalseks hängiks nagu osaliselt mõeldud. Ja siis on selline tunne, et okei, võib-olla see mäng ei meeldi mulle, sest mul ei ole seda poolt seal üldse juures, kuigi ma ei saa isegi öelda, kas mulle meeldib Animal Crossing või mitte, ma isegi saa öelda, kas ma arvan, et see on mäng või mitte, et ma ei saa aru sellest väga hästi. Ta on ikka mäng ja ma arvan, et ma sellesse ka läksin siukse väikse nagu, noh, et mul oli huvi proovida ka selle kõige peale, et ma ei ole ühtegi Animal Crossingut enne nagu mänginud, et noh, et kuidagi ei ole tundunud minu teema, et kogu see Sims ja nagu see värk, et see mind väga nagu ei huvita. Aga siis, kui ma seda mängima hakkasin, siis kuidagi on nagu nii Nintendo-likult hästi disainitud nagu mingis võtmes, et noh, mul ei olnud nagu mingit varianti, et ma pidin sinna ka panema mingi 200 tundi või midagi sükest. Ja seda võib küll öelda, et nagu see Switchi põlvkond, et noh, nagu Nintendo on ikka väga vähe komistanud oma mängudega seal, et seal noh, kõikidest nendest vanadest IP-dest, need asjad, mis on tulnud, kui selline mängutüüp sulle meeldib, siis tõenäoliselt sulle meeldib ka see uus versioon, et ta on tõesti nagu väga tugevalt ja hästi tulnud ja noh, muidugi seda kõik on näidanud ka see, et Switch ongi olnud nagu kohutavalt populaarne ja me just Jimiga siin omavahel mingi hetk rääkisime seal keset seda suurimat lockdowni aega, et noh, et neid mingeid ma tahtsin öelda Wii Fit, aga see ei ole üldse see, mida ma mõtlen. Ring Fit ja kõik neid asju, eks ole, mida müüdi selliste lisavahenditena selleks, et rohkem nagu liikuda ja trenni teha, et need olid igal pool täiesti välja müüdud ja ei olnud nagu kuskilt mitte midagi saada. Et noh, see tõesti nagu kuidagi sobis kokku nende asjadega, mis Switch oli nagu Covidi konsool osaliselt või sai nagu sellise teise hingamise selle ajaga. Jep. Et see on siuke peresõbralik värk, eks ole, palju rohkem kui PlayStationid, Xboxid ja kõik muud asjad, mis ka kindlasti nagu sobiksid, aga lihtsalt ta ei ole päris see. Eriti kuna näiteks nüüd hetkel veel uusi konsoole on ikka veel nii raske saada ka, et ja nad maksavad ikka nii palju rohkem, et siis ei olegi küsimust. Jah, see mõte käib ikka ka mu peast veel vahel läbi, et kas peaks ikkagi vaatama uue PlayStationi poole või uue Xboxi poole. Ausalt öeldes ma vist kõige rohkem muretsen selle Switchi pärast ikkagi, et kui nüüd uus Zelda tuleb välja kunagi või uus Breath of the Wild, et siis ma väga-väga tahan seda mängida, aga ma olen ka üsna kindel, et see seotakse selle peale, et see vajab seda uut Switchi. No, ei tea. Ma arvan, et see oleks, neil on nii suur see installibaas, et pigem nad teevad niimoodi, et see jookseb lihtsalt hästi halvasti või nagu selles mõttes, et jookseb nagu originaal Breath of the Wild sul ja siis selle Switch Pro peal või mis iganes, kui see peaks välja kuulutatama, siis seal see näeb päriselt hea välja, et ma ei tea, kas sa oled YouTube'is vaadanud, tegelikult seda Breath of the Wildi emuleeritakse päris heal tasemel praeguseks juba ja sa saad seda ray tracinguga 8K-s mängida tegelikult võimsa PC peal, nii et see on päris uhke. Mul pole ray tracingu võimalust mu videokaardil, aga see kõlab vägevalt. Muidugi see võib olla pigem nagu niipidi, et vaata Breath of the Wild anti Wii peal ka välja.
või Wii U peal, ja siis võib-olla see vahe ongi umbes selline, et mida sa saad, eks ole, ühe või teise konsooli peal teha ja kui kena see asi, eks ole, välja näeb. Ja no YouTube'is on need videod olemas, et tegelikult emuleeritaksegi seda Wii U versiooni, nii et ja moditakse, nii et aga sa võid mulle selles osas nõu praegu anda, lihtsalt nagu eksperdina, ekspertnõu. Minu kõrval istub minu arvuti, mida ma väga armastan ja millesse ma eelmisel aastal ka väga palju nagu vaeva panin, et ikkagi oleks uus kiire protsessor ja rohkem mälu ja kõik see nagu toimiks väga hästi. Muidugi ta ei toiminud. Mu see valitud korpus nägi küll väga hipster ja äge välja, aga ta oli selline minikorpus, kuhu kõik asjad vaevu sisse mahtusid. Ja kuna ma läksin Inteli nagu suhteliselt selliselt mõistlikult protsessorilt AMD peale, mis on väga kuum protsessor, siis ma ei suutnud enam isegi korraliku nagu eraldiseisva jahutiga seda üldse jahutada ja siis mu arvutit nagu hoidis tagasi rohkem see, et see näiteks ma tahtsin väga mängida uut Tony Hawk's Pro Skaterit, ma võisin teda mängida küll, aga mul lihtsalt tekkis tunne, et midagi kohe ütleb üles, kui ma seda mängisin. Nii et ma pidin ta ostma uuesti ka omal PlayStationi peale ja mängisin teda enamasti seal. Aga üks asi, mida ma ei vahetanud ära, on videokaart ja ma vahetasin lõpuks ka selle korpuse ära, nii et nüüd mul nagu jahutamisega enam probleeme ei ole. Mu videokaart on täitsa nagu toimiv asi. Ma saan näiteks Tony Hawk's Pro Skaterit siin peal nüüd mängida. Ma ütlesin toimiv asi, sest ma peast ei tea. ma pean selle PC partpicker ette võtma, et siis ma sealt näen kohe. Minul on, milline nendest siin on nüüd videokaart, ütle mulle, palun. Huvita, siin ei olegi videokaarti. On ikka, GeForce GTX 962 gigabaiti. 900... Lugedes nüüd tundub nagu mitte väga. 960 on juba väga vana, et ta on võib-olla küll... on väga vana. Et mul on ka 970 ja ma, väga tunnen, et peaks uuendama, aga nagu ongi, et kui sa tahad uut videokaarti, siis pead kuskil Discordis istuma ja siis ootama, kuni need lingid sinna pannakse ja nii edasi, et ei ole Eestis ka neid saada. Kuskilt Soomest vist on nagu osana komplektist ja siis pead maksma, ma ei tea, 3000 eurot või midagi sükest, aga natuke läheb aega nendega veel. Mul kusjuures siin naise vend ütles, et ta lihtsalt, kui need välja tulid, tellis arvuti targast ära, siis tuli suht ruttu kohale, nii et ma ei tea, mis lao teemad seal neil esialgu olid, aga tal on see igatahes nüüd 3080 vist on kodus olemas. Neid alguses mingi ports oli. Aga see ekspertnõuanne, nii. See ekspertnõuanne, mida ma tegelikult vajan, on see, et kas ma üldse hakkan vaeva nägema, sest see on nagu valik peaks olema pigem selle vahel, et kas ma üldse vahetan selle videokaardi ära või ma muretsen PlayStation 5 või Xbox Series X-i. Sest sellega ma saaksin oma Blu-ray probleemiga lahendada. No, on ka variant Blu-rayga teha niimoodi hoopis, et sa ostad Blu-ray lugeja ja siis arvutile ja siis... see kõlab kohutavalt halva mõtte. ja parema videokaardi. Et tegelikult see 960 on nii vana, et ma kahtlustan, et see varsti võib sul üles öelda lihtsalt. Et kui sa juba vaatad see 3060 seeriat või 3060 Ti või midagi sellist, et need on suhteliselt mõistliku hinnaga, neid isegi vist liigub. Et ma arvan, et see on sulle väga märkimisväärne upgrade arvutil. Ma saan ray tracingu siis vähemalt. Ma ei tea, kas peaksid saama, sa saad ka audio puhul kasutada kõiki neid AI-põhiseid filtreid ja asju, mis Nvidia siin vahepeal on välja töötanud. Ma seda ei teagi. Ma olen audio osas alati olnud selles Reasoni tarkvaras, seal on kõik käib kuidagi mingid täiesti oma süsteemi pidi, millest ma päris täpselt ei ole aru saanud. Seal on päris huvitavad asjad, on mingi noise cancelling ja igasugused siuksed asjad, mis on... kõik on AI-põhised ja kasutavad seda RTX-i ära. Väga huvitav, seda peaks kindlasti uurima. See kõlab nagu isegi märkimisväärne nagu
areng, sellepärast et mida ma avastasin, on see, et sa võid küll osta väga ägeda, ja tegelikult ma oleksin pidanud seda teedma ammu juba, aga ma nüüd eriti avastasin, et sa võid osta küll väga ägeda mitmetuumalise protsessori, mis peaks olema jõhkralt palju kiirem kui sinu eelmine protsessor, siis enamus audiotarkvarast ei oska selle mitme tuumaga eriti renderdamisel nagu väga midagi peale hakata. Nii et kui sa podcast'e, mis kestavad, eks ole, vahel, ma ei tea, 2 tundi pead eksportima, siis see ikka võtab jube kaua aega. On jah, see on tüütu. Hoolimata sellest. Et seda millegipärast kuidagi üldse ei ole arendatud, et see audio renderdamine, koodimine kuidagi nagu kindlasti on arendatud, aga see ei ole tulnud mulle siia tarkvarasse. Adobe'l on mingid variandid, et sa tõmbad eraldi Speech Creator driverid, mis siis Nvidia poolt ja siis mis peaks Adobe asjad kõik kiiremaks tegema, aga kuna mul on ka nii vana see videokaart, siis ma ei ole seda veel proovinud. Nii et ikkagi tundub, et need PlayStationid see peab jätma kuhugi kaugesse aega. Ma soovitaks jah, kui sul see videokaart on tõesti nii vana, et siis alustada sellest ja ma arvan, et sa näed, mis see boost siis on ja siis vaadata edasi, et mis seis nende konsoolidega on. Ja, kõlab loogiliselt. Sest et PlayStationiga muideks on veel see asi, millele sa pead mõtlema, et ta on nii suur ja nii kole. Kus sa selle paned? Ja see on tõsi, jah. See on 100% tõsi. Ma vist ei tahaks seda isegi oma koju. Et see on, mul mingi hetk see ilmselt siia koju saabub, aga kuhu ma selle täpselt panen, ma veel ei tea. Kuhu seda ära peidad? Jah, just, et kuhu peitu ma selle panen, ma ei tea. Nojah, see on see teine pool ja tegelikult ega ma ei ole mingi super happy selle uue Xboxi disainiga ka, kuigi ta näeb vähemalt nagu lihtsamini peidetav ära. Just, et ta on siuke väike quest. Ivar tuleb mulle kallale selle jutu peale, et see ei ole ilus. Aga sellel on muiduks olemas väga ilus vineerikitt, et sa saad spooni peale kleppida, siis ta näeb välja nagu siuke old school võimendi. Jah, wood grain võimendi või midagi sükest. Ja, see võiks olla täitsa mingi teema. Aga okei, eks ma siis mõtlen, ma olen nagu umbes viimased pool aastat iga natukese teile mingi jupi oma arvutil välja vahetanud ja vaadanud, kas nüüd on parem. Et mul on, ma ei tea. Ma arvan, et videokaart on väga suur osa sellest, et võtab vähem elektrit uus ja on kiirem ja vaiksem ja kõiki neid asju. Kui sa juba siin oled, siis ma väga hea meelega räägiksin sinuga ka söögi tegemisest, aga sellised praegused protsessoritelt tundub nagu siuke jõhker üleminek. Ma nii lootsin, et kui me rääkisime, nagu esmane siuke sisetunne oli see, et kui me rääkisime Star Warsist ja Disney Plussist ja kõikidest asjadest, et siis ma saan kuidagi niimoodi hästi sujuvalt ja mugavalt sisse tuua, et John Favreau on ikkagi nagu täielik selline nohikute jumal nüüd, et ta on suutnud nagu põhimõtteliselt kõik vanad head asjad uuteks headeks asjadeks teha ja seda nii Marveli kui Star Warsi puhul ja lisaks sellele on ta ka ju suurepärane kokandushuviline, kes väga palju panustab ka sellesse maailma. Ja olekski nagu nii sujuv ja mõnus nagu üleminek olnud, aga seda ei olnud. Nii et nüüd me lihtsalt peame ütlema, et aga räägime ka toidu tegemisest ka. Eelmine aasta 2020 oli minu jaoks nagu täielik selline nagu ma ei tea, mingi siuke täiesti ümber mõtlemise aasta, sest kui enne seda ma käisin üsna palju väljas söömas või tellisin toitu koju või isegi ostsin nagu selliseid poolvalmis asju, mida kodus teha, siis kõik see muutus nii keeruliseks ja kohati võimatuks või kohati lihtsalt tüütuks eelmisel aastal, et ma vist või jah, me vahel toitu tellisime koju, aga ma saan öelda täiesti nagu kindlalt, et 2020 aasta jooksul pärast märtsi ma ei ole kordagi käinud restoranis söömas. Niimoodi päris. Ja et Belgias lihtsalt nad olid nii palju kinni ja suvel oli ka see seis selline nagu väga iffy kohati. Et me nagu lõpuks ei jõudnudki ja siis nad pandi jälle kinni, et neid nagu väga seal lahti ei hoitudki või kui siis olid nad kaasa müümiseks ja tehtigi kusjuures selliseid asju, et läksid nagu välja, et sõpradega nagu jalutama, et seda võis nagu maskides olles teha
et siis sa lähed kuskilt nagu kohast läbi ja võtad pitsa ja siis te üritate kõik nagu kõndida õues, pitsakarp käes ja siis nagu mask niimoodi pooleldi ära võetuna, siis süüa pitsat, et see oli nagu väga fun. Okay. Aga nagu restorani värki ei olnud ja seetõttu nagu see kodus söögi tegemine minul muutus nagu hoopis teistsuguseks, et ma hakkasin, ma ise hindan seda kõrvalt, mitte nagu tasakaalustatud vaatlejana. Ma arvan, et ma hakkasin palju paremini süüa tegema, igatahes ma hakkasin palju nagu läbimõeldumalt süüa tegema. Ja lisaks sellele ma lõpuks ostsin ka omale selle KitchenAidi taina segamismasina, mida ma olin ilastanud juba väga-väga mitu aastat, aga see ei tundunud lihtsalt nagu mõistlik asi, mida osta, kuna enamuse, eks ole, sihukestest küpsetistest ma ikkagi ka nagu ostsin poest. Eriti Belgias, eks ole. Nüüd nagu tundus ta, ja eriti Belgias, eks ole, sest ma olen küll kodus teinud bagette, aga see on tüütu ja võtab üsna kaua aega. Aga jah, nüüd oli nagu põhjust ja kus juures oli ka nagu täiesti mõistlik ja hea otsus. Ma ei tea, kuidas sinu kogemus selle aastaga oli, kas sul, sina tegid niikuinii juba kodus väga palju sellist nagu ka restorani tüüpi toitu? Ei no, ma pean ütlema, et mulle see mõjus nagu natuke vastupidiselt. Et kui muidu oli nagu mul oli nagu see tööle mineku ja töölt tuleku aeg oli see, kus ma nagu mõtlesin selle, et mida ma tahaks teha ja siis mõtlesin välja selle, et okei, et kui ma nüüd töölt tulen, siis ma lähen käin poes, ma võtan nagu need asjad ja siis ma jõuan koju ja siis ma teen näiteks järgmine päev. Siis praegu nüüd, kui ma olen olnud nagu kogu aeg kodus ja mul nagu on mingisugused asjad ja siis ma nagu käin ja vaikselt snäkin siin jooksvalt, eks ole, siis mul ei olegi nagu kõht üldse nagu nii tühi ja siis mõtlen, ma nagu ei viitsi ja siis on läinud pigem nagu halvemaks see, et ma pean ennast nagu natuke sundima seda, et okei, et ma pean minema ja ma tahaks mingit konkreetset ja korralikku nagu asja teha ja ma pean minema ja tooma neid asju või tellima neid asju nagu ja siis, et mul natuke nagu mõjus see hoopis niipidi. Et muidugi ma olen, teen vähemalt sama palju süüa kui enne, et kui mitte nagu natuke rohkem, et kohati, aga samas ma tunnen, et ma ei ole nagu viitsinud mõelda ja katsetada nagu nii palju, sest et ma olen kogu aeg siin kodus ka, vaata, et siis ei teki seda tunnet, kui sa oled tööl, et mõtled, kui ma jõuan koju, siis ma kõigepealt teen seda ja siis ma teen seda aga ma saan aru, et ma olen üks vähemuses, et teised inimesed võib-olla rohkem, aga ma pean ütlema, et mina tunnen väga puudust sellest restoranis käigus, et kuigi enne ikkagi nagu käisime ikkagi nagu kord nädalas vähemalt või midagi sellist, isegi nagu siin selle koroonaaegu ja niimoodi, aga nüüd, kui ei ole mitu kuud saanud käia, siis väga tahaks minna, istuda maha, näidata menüüst, et ma tahaks seda ja siis ootad ja sulle tuuakse see mingisugune konkreetne asi ja siis sa saad süüa ilma selle peale nagu suuremalt mõtlemata, et kas mul on kõik need asjad olemas ja et ma saan seda nagu teha ja nii edasi, et see tellimine ikkagi ei ole sama, et sa nagu sükest restoranisööki ikkagi ei telli, et vähemalt mul üks viimaseid väga häid söögikogemusi jäi sinna kuskile novembrisse, kus sai käidud seal fotograafis ka restoranis, kus oli mega hea kõik ja kõik läks väga hästi, nii et vähemalt jäi see hea mulje nagu, aga nüüd tahaks tagasi, võiks lahti tehtada kohad. Jah, sellest, ma ütlen, et olles nüüd nii kaua sellest kõigest eemal olnud, siis ma isegi nagu natukene ei tea täpselt enam, millest ma puudust tunnen, aga kas sul on võõrutusnähud on üle läinud? Ja võõrutusnähud on ammu üle läinud, aga see ongi nagu see, et enam nagu täpselt ei tea, mida oodata ka, aga nagu tahaks. Et minule väga meeldivad, mulle väga meeldib, ma muidu tarbin väga vähe alkoholi, aga mulle üldiselt meeldib, et kui on väga hea kokteilibaar, et siis minna kuhugi sellisesse kohta võtta üks või kaks mingit väga spetsiifilist ja nagu, sellist kokteili, mida kodus ei hoia kodubaaris nagu nii palju erinevaid asju kogu aeg, et sul oleks võimalik teha mingeid nagu keerukamaid asju. Et sellest ma tunnen kindlasti puudust ja mingid sellised spetsiifilised toidud ka, mida ma kodus nagu nii tihti ei tee. Vahel mõned liharoad, näiteks mina ei ole, ma tean, et sina oled näiteks rohkem armastad liha teha kodus, aga ma olen jälle see küpsetaja tüüp, et mulle nagu see, ma tean ausalt, et on vist nagu üldse ühe käe sõrmedel võimalik kokku lugeda, kui ma olen kodus teinud liha ja ma olen sellega rahule jäänud, et üldiselt ma
ma tunnetan, et see on kas olnud liiga kuiv või kõva või ebameeldiv või vale tekstuur või vale maitse või no ühesõnaga ma ei suuda seda nagu tabada. Üks gadget, mida siis katsetamiseks sul on ilmselt koju vaja, on sous vide masin. Ma ühe korra katsetasin sous vide'iga. Ma laenasin seda meie ühiselt sõbralt, kes tegi siin ka meil kunagi vaba mikrofoni podcasti, et ma saan teda siin järjekordselt väljendada soovi, et vaba mikrofoni podcast võiks tagasi tulla. Laenasin teda Ronald Liivelt ja tegin aastavahetuseks siis sellist nagu fancy't sous vide'i liha ja ei olnud üldse rahul. Ei olnud rahul? Miks ei olnud rahul? Ma ei tea, mida ma valesti tegin või õigesti või igatahes ma ei olnud rahul sellega. Võib-olla ma lihtsalt ei valinud sellist lihatükki, nagu ma ette kujutasin ja selles osas on mul ka veel väga-väga palju õppida üldse, milliste lihatükkidega või lõikudega nagu ühte või teist asja teha. Ja võib-olla ma pean nagu lõpuks leppima sellega, et võib-olla ma ei ole üldse nagu lihainimene ja peaksin lihtsalt taimetoitlaseks ära hakkama, oleks kõigil nagu rahulik ja hea olla. Aga ühesõnaga ma ei ole kunagi nagu suutnud seda asja kätte saada, et see on võib-olla siuke asi, mida ma rohkem siis restoranist nagu ootaks või hindaks. Ma ütlen, et kiirelt siia, et kui sa veiselihast just räägid, siis head veiseliha ongi Eestis üsna keeruline saada, et sa pead ikkagi seda turult ostma ja meie kaubanduskeskustes nagu, ma ei saagi aru, et miks osasid tükke üldse müüakse. Ja mulle tundub, et seal ongi peidus see, et miks paljude inimeste jaoks, kes on nagu võtnud selle mingi kõige suvalisema veisetüki, kus on täiesti null rasva, null maitset ja siis teevad see, ei nagu tallanahk, mulle see veiseliha ikka ei meeldi, et ma olen rohkem kana- ja sealiha inimene, siis tegelikult lihtsalt on see tüki valik ja näiteks mingid flanksteigid ja sellised asjad, mida saabki ainult turult ja ka mingi umbes 2 kohast ja siis ja ma ei tea, miks nii on Eestis. Mul on siuke tunne, et mina olen kogu aeg vajanud sellist asja. Peaks olema Eestis mingi kokandusportaal, mis tõlgib ära mõistlikult mitte ainult, eks ole, USA ja ma ei tea siis ka, ma ei tea, teiste Euroopa riikide selliseid nii-öelda spetsiifilisi toiduasju, et või nagu, ma ei tea, puu- ja juurviljade nimesid ja mingeid nagu spetsiifilisi jahusid või asju ja kuidagi toob nad nagu Eestisse üle niimoodi, et mitte ainult ei tõlgi, eks ole, ära, mis asi see on, vaid nagu ütleb seda kuidagi kodusemas keeles ja kodusemal viisil ja selgitab lahti, et mis asi see on ja kas seda Eestist üldse kuskil saab ja kui ei saa, siis millega teda siin nagu meie nagu toidu kontekstis asendada. Sest mul on tunne, et Eesti lihalõike nimetatakse ühtemoodi, mis erineb oluliselt sellest, kuidas ameeriklased näiteks oma lihalõike tähistavad ja see ei pruugi olla ka sama näiteks, kuidas prantslased oma lihatükke. Aga ma ütlen sulle, et põhimõtteliselt see andmebaas on olemas. Nami-Namil on tegelikult olemas see sõnastik, kus põhimõtteliselt niimoodi on ära seletatud, seal tegelikult saab ise ka nagu pakkuda juurde ja nagu ikka Wikides põhimõtteliselt. Ja sõltuvalt asjast on siis kas rohkem või vähem seda infot seal juures. Aga tõsi, kuigi seal on päris hästi, siis see võiks kohati olla veel paremini seletatud ja miks mulle näiteks sealt Balta turult nende siin maksmata reklaami Estonian Meat House'i asju meeldib osta, on see, et nad kasutavadki USA lõikeid ja USA nimetusi. Ehk siis, kui sa vaatad USA retsepte, siis sa juba tead, et okei, mul on niisugust tükki vaja ja nii edasi. Sest et Eestis tõesti peale, kui sul on isegi kui sa see tüki nagu nime tead eesti keeles, siis lihtsalt seda nagu ei ole kuskil. Sest et niisugust, et niimoodi nagu ei lõigata, et meil on nagu vanasti põhimõtteliselt Vene ajal vist lõigati või kuskilt sealtpoolt nagu Vene lõiked on ja need on hoopis teised kui siis need USA omad. Jah, mul tekkis omal nagu see segadus ka, et ma nüüd viimased 2 aastat olen, jällegi ma tegelikult söön üsna vähe liha, aga siis ma üldiselt püüan nagu tagada selle, et see oleks siis võimalikult hea kvaliteediga, ma ei raiskaks midagi ja ta oleks kuidagi nagu ka eetilisemalt toodetud, et siis ma üldiselt ostsin oma lihatooteid
naabruskonna lihuniku käest, mis oli mingisugune Iiri firma, Iiri lihunikud, mingi perefirma. Ja seal oli ka nagu kuidagi selline üritatud siis selle prantsuse ja inglise kultuuri vahelist sellist ühtlust tekitada. Ja vahel ma sattusin omajagu segadusse sellega, et ma püüdsin neile seletada, millist osa või mida mul vaja on. Ja ma ei tea, kas ma suutsin ennast nagu normaalselt selgeks teha või 3 eri keele vahel mõeldes. et see nagu tekitab omajagu segadust. Ja üks asi, mis mul siiamaani ka Eestis on veel natukene nagu ebaselgeks jäänud, on see, et kas siin kuskil müüakse või millist nagu soola jämeduse tüüpi ma peaks vaatama, kui ma tahan seda kosher salti osta, mida Alton Brown, kes on üks mu lemmik telekokki, väga kasutab ja ma saan aru, et Binging with Babish on selle spetsiifilise nagu soola jämeduse peal. Peaaegu kõik tegelikult, kes kasutavad, aga mina olen asendanud selle jämeda meresoolaga. Aga tegelikult, ma ei tea, kes oli Genji Lopez Alt, ehk siis Serious Eatsi põhimees, kes kuskil tegi selle teisenduse ära, et kuidas ühesõnaga tegelikult on mõistlikum alati arutada grammides, sest et sul suures plaanis see soola kvaliteet ei ole nagu vahet, aga et kui sul on nagu nii palju kosher salti, siis see on nii palju gramme ja siis saab alati selle võtta tegelikult aluseks. Aga mulle tundub, et pigem jäme meresool on see kosher salti kõige sarnasem, mis meil siin on, et ta ei ole ikkagi nagu peensool. Aga see võib olla küll üks asi, mida katsetada. Ja ma selle eelmise aasta jooksul ka, või tegelikult see on juba nüüd olnud mõnda aega selline teema, kus ma olen üritanud ennast harida ja jõuda kuhugi maani, alates sellest, et ma tegin ikka kohutavalt halba toitu, kuni selleni, et ma nüüd enam-vähem juba hakkan hakkama saama, on pitsa tegemine. Ja siin juures nagu on mitu aspekti, mis teevad mul pitsa tegemise väga raskeks. Üks on see, et mulle tegelikult ei meeldi väga need Napoli stiilis pitsad, mis on küllaltki vesised ja sellised nagu väga, väga fancy'd oma mozzarella pallide ja kõigega, eks ole. Et need ei ole mu lemmikstiilis pitsad, minu lemmikstiilis pitsad on sellised kuivemad New Yorgi stiilis pitsad. Aga neid nagu kodus järele tehes tekib nagu üsna mitu sellist mure, nagu üks on see, et koduahjud, eks ole, nad ei lähe kunagi nii kuumaks, nagu pitsa tegemiseks ideaalselt vaja on. Ja kuigi näiteks taine ma suudan teha täiesti suurepärase taine, sest seda poolt ma olen nii palju aastaid juba katsetanud ja proovinud ja minu jaoks üldiselt tuleb see kõige paremini välja siis, kui ma ikkagi teen vähemalt 1 öö selle külmkergituse külmkapis. Et siis sellega nagu saab päris hea tulemuse, siis kuumusest jääb alati puudu. Ja millest ei puudu nii Belgias kui ka Eestis on see, et ma lihtsalt ei suuda mitte kuskilt leida seda täispiimaga tehtud madala niiskusega mozzarella juustu, mis on see New Yorgi pitsa, see põhiaspekt, sest mis eristab seda sellest Napoli stiilis küllaltki märjast pitsast ongi see, et see mozzarella, mis sa sinna peale paned, on hästi kuiv. Ta on nii kuiv, et sa saad seda selle riiviga riivida. Seda tegi Vigala Eestis vanasti. Seda tüüpi mozzarellat, aga nüüd ma ei ole seda ammu näinud, nad isegi müüsid seda siukse toruna. Aga neil on, kui ma viimati nüüd siin pitsat tegin, siis ma kasutasin ka Vigala põhimõtteliselt siuke suuremaid palle, aga see oli ikka nagu natuke liiga märg nagu selleks, aga mul on sarnane mure, et minu ahi üldse lülitab ennast välja, tal tuleb mingisugune failsafe peale, kui see juba 300 peale läheb. Et see isegi pitsa kiviga juba 300 peale, enamus ahjud ei taha üle 220 kivi. No mul on 230 justkui peaks minema 300-ni, aga siis ta kuskil lülitab ennast välja, et ma ei ole läinud nii kaugele nagu see YouTuber French Guy Cooking, kes ladus oma Alex, kes ladus oma ahju telliskive täis, et tekitada seda pitsa ahju nagu sinna põhimõtteliselt, aga ma arvan, et muud moodi väga hästi ei saa. Aga ma suvel ostsime selle keraamilise grilli
siis maale. Ja üks parimaid pitsasid, mis ma üldse olen teinud, oli selle keraamilise grilliga ikkagi ja seal see pitsakivi. Et see läks piisavalt kuumaks, mitte päris see mingi 500-600 kraadi nagu see paremate pitsakohtade ahi, aga piisav, et ta läks krõbedaks, kõik küpses ära ja ta jäi nagu õige mullitas veits ja niimoodi. Et ma arvan, et see vist on kodustes tingimustes võib-olla kõige lähemal sellele, mis teha annab. No võt, see on ka minu selle aasta soov, et ma suudan välja mõelda või leida kuskilt selle õige juustu, mida ma saan kasutada pitsade tegemiseks või kas või juustusegu, jällegi ma ei ole mingisugune purist, et see peab ilmtingimata nüüd olema ainult see mozzarella, vaid mis iganes nagu lõpuks see lahendus on, mis töötab. Mul on see häda ka, et tegelikult ma olen laktoosi talumatu ja ma pean sama. Nagu selle peale ka nagu mõtlema neid juustusid nagu läbi mõeldes siin. Aga et ma selle aasta jooksul ma üldse nagu püüan sel aastal rohkem õues süüa teha, kui selleks võimalus avaneb äkki siin suvel, kui eelmine aasta tuli nii kinniselt olla ja kuidagi ei tekkinud seda mõnusat õues olemise fiili, et siis see aasta ma kindlasti proovin rohkem õues süüa teha ja ka pitsat. Kui sa oled nõus selle investeeringu tegema, siis kuigi need keraamilised grillid on kallid, siis nad on seda raha ka väärt. Võt, ma ei ole kindel, et ma keraamilist grilli olen ostmas, aga mida ma olen väga kaua aega mõelnud, on see, et kui mul tekib kunagi üks koht, kuhu ma saaksin teha ise pitsaahju. Või äkki ma hindan ennast väga üle. ja ma ei tee kunagi pitsaahju. Et siis võib-olla see, mida nüüd kõik YouTuberid reklaamivad, see uuni, et see võib olla nagu selline lahendus mulle või see uuni nagu tundub jällegi natuke liiga ühe spetsiifilise nagu tulemuse peale, et siuke natukene suurem pitsaahi võimaldaks teha ka lihtsalt ahjuroogasid. Ma olen tegelikult, me räägime küll ja mina ka tihti räägin nendest erinevatest Ameerika, eks ole, kokandusinimestest, aga ma tegelikult olen väga-väga suur Jamie Oliveri fänn just lihtsalt selles mõttes, et tema retseptid on väga hästi kirjutatud. Tema retseptid on läbimõeldud ja toimivad. Et ta võib-olla ei leia talt kõige nagu fancymaid ja kõige kihvtimaid asju alati, aga tema retseptid on ääretult läbimõeldud tehtud. Ja tema nagu nendest sarjadest ja värkidest mul on alati väga meeldinud, et tal on mingisugune selline mõnus ahi alati aias olnud ja sinna siis ma ei tea, igast random asju ta on sisse loopinud, et teeme, ma ei tea, kartuligratääni või kartulit ja vorsti ja siukseid asju. No minu viimase avastus või viimase paari aasta on ikka Matty Matheson, kes on väga suur isiksus nii füüsilises kui mitte füüsilises võtmes ja kelle teine raamat on hästi palju täis siukseid ägedaid nagu veitsa siukseid fancymaid, aga nagu suva siukseid Jamie Oliveri hästi nagu mulle tuli kohe nagu see seos, kui ma vaatasin, et nagu Jamie Oliveri võtmes, et sa võtad natuke seda ja ei pea nii täpselt mõõtma ja niimoodi. Aga tegelikult seal on nagu mingi nagu mõte taga, et miks seda on nii palju ja miks seda on nii palju, et tal on niisugused nagu natuke kodusemad toidud selles teises raamatus nüüd just. Aga tema see isiksus on niisugune, et kas see meeldib väga või ei meeldi üldse. Ehk siis, kuna tegemist on endise punkariga ja hardcore'i mehega, siis see, kuidas ta neid videod peale räägib või siis kuidas ta neid juhatab, et see kas meeldib või ei meeldi. Mulle pigem meeldib. Et mulle üldiselt pole hardcore meeste vastu nagu väga mitte midagi kunagi olnud. Küll aga näiteks minu jaoks on natukene raske vaadata mingeid nagu YouTubereid, kes on hästi, ma ei tea, mis see sõna, nüüd ma kõlan vanalt, kui ma seda ütlen. Et kui nad on nagu liiga siuksed goofid või üritavad olla nagu hästi noortepärased. Ja seda on mul nagu teatud mõttes lihtsalt või nagu retseptid võivad ju head olla ja nagu mõtted ja asjad kõik nagu meeldivad, aga lihtsalt see nagu stiil, kuidas nad sellele lähenevad, on minu jaoks nagu lihtsalt võib-olla tüütu vaadata. Või nad on nagu liiga selline YouTube maailm või ma ei oskagi seletada. Ma ei tea, kas ma oskan isegi praegu ühtegi näidet tuua, aga vahel sattud mingite selliste inimeste otsa, et siis on nagu, ma ei tea,
meil on lihtsalt nagu tüütu vaadata, näiteks noh, seesama Binging with Babish, mulle lihtsalt meeldib tema selline väga rahulik ja selline metoodiline stiil või Adam Ragusa, kes on ka üks hästi-hästi suuri lemmikuid. Et nende puhul lihtsalt nad tunduvad sellised nagu mõistlikud inimesed, kellega ma võiksin nagu ühes köögis olla ja juttu ajada, et nad ei tüütaks mind ära. jah, ma olen sinuga nõus. Et aga kusjuures ma pean tunnistama, et mul nüüd pärast neid jõule on kuidagi nagu tulnud tagasi see isu nagu teha mingeid asju ja söögi tegemine ja proovida mingisuguseid asju ja teha nagu rohkem mingeid asju, et ma arvan, et see oli lihtsalt siuke ajutine downer ja läheb üle nagu ikka kõik need asjad siuksed. Mõnikord on hobid ikka, eks ole, tulevad ja lähevad. Et Joshua Weissman oli see näide sellest, kes mulle väga ei meeldi, kuigi tema retseptid ja lähenemine on päris kihvt, et lihtsalt tema nagu see isiksus või tema stiil, esitlusstiil on siuke natuke tüütu mulle. Ma teda isegi ei tea. Ta teeb hästi palju järgi neid kiirtoidukettide mingeid spetsiifilisi toite, et kuidas teha parem mingi kiirtoidu asi kodus, kui seda teeb see firma spetsiifiliselt. Siuksed huvitavad videod iseenesest. No jah, siuksed on nii palju. Hästi rikkalikud toidud. Ja lisaks sellele ma olen täheldanud, ma isegi jälgin ühte, aga ma ei väga ei ole vaadanud tema videosid, aga üks YouTuber, ilmselt on neid veel, aga ma olen täheldanud, et teeb järgi teiste YouTube'i kokkade retsepte, et katseta, kuidas, et näed, et Binging with Babish tegi seda retsepti, ma proovin, kas ma suudan seda tema järgi teha. Väga meta tasemel on see asi. No ma jälgisin ikkagi väga palju seda Bon Appetit crew neid asju, aga kuna nüüd see kõik suure pauguga laiali lendas, siis suurem osa nendest on teinud eraldi kanalid ja ma olen Claire Shaffitsi videosid vaadanud ikka viimasel ajal ja siis see Karla Lalli on ka teinud päris palju, nii et selles suhtes võib-olla vaataja võitis. Nemad meeldivad mulle ka väga. Ja muidugi mitte ära unustada YouTube'i kõige paremat kokkanduskanalit Cooking with Boris. Cooking with Boris. Siis, Life of Boris tegelikult. Ehk siis Eesti poisi see. Jah, slaavi poiss, ta siin vist, ma ei tea, kas ta ikka veel elab Eestis, aga mingi ta siin tõesti elas, jah? Ei, ta on eestlane okay, nagu. Tema kokka, on või? Jah. Seda ma ei teadnud. Ma vahel arvasin seda, sellepärast, et alguses tema esimestel videodel on nagu tunda järgi seda, et ta nagu see aktsent on väga sellise Eesti iseloomuga tehtud. Ei, ta on... Ja see kadus ära ajapikku. Ta on ikkagi Eesti suurim YouTuber. No, okei. Ma tean, et ta väitis kogu aeg, et ta on ühest mingist suvalisest slaavi riigist, mida ta ei taha avaldada, aga seda ma ei teadnud, et ta Eestis päriselt on. Põltsamaa sinep on olnud mitmes videos tal, jah. Aga üks viimase avastusi muidugi on ka My Name is Andang, kes on väga äge Berliinis elav tüüp, kes on vene juurtega. Ja siis tal on näiteks pooletunnine video doktorivorstist, kuidas tehakse doktorivorsti, siis ta teeb ise doktorivorsti. ja mis on doktorivorsti ajalugu ja kõik siuksed asjad, et tal on näiteks praegu on supiseeria, mis on väga huvitav ja ta tundub ka täpselt siuke tüüp, et kellega võiks ühes köögis olla ja ma arvan, et oleks väga fun. Ta on väga tore inimene tundub tõesti ja tema videod lähevad üli detaili, et see on täpselt selline koht, kui sa oled tahtnud teha kodus mingit tänavatoitu, nii, et ta tuleks välja nagu tänavatoit, siis tema läheb ikka üli täpsetesse detailidesse, et mida sa pead tähele panema, kuidas sa võiksid midagi asendada või kodus midagi teistmoodi teha või mida sa saad üldse teha ja kuidas mitte, et talle ta meenutab mulle väga sedasama see French Guy Cooking, seda Alexit, kes läheb nagu ülimatesse pingutustesse ja kaugustesse ja detailidesse, et saavutada mingit tulemust, mida nagu ise ilmselt kodus kunagi ei teeks, aga väga hea on teada. Jah, just. Et tema videod on viimase aja avastus olnud. Ja sai väga palju huvitavaid soovitusi ja mul läks kõht tühjaks selle kõige peale. Siis ongi õige aeg kutsuda saade saateks.
kutsuda saade saateks ja lõpetada ära ja vaadata, mis edasi saab siin elus. Kas järgmine kord tuleb Jim või ei tule? Või äkki tuleb tema, aga mind ei tule. Ma ei tea enam. Ma kirjutasin ma loodan, et meie kuulajad on ka meie erinevates suhtlusvõrgustikes meid jälgimas ja on näinud seda juba, et meil siin erinevate suurte elumuutuste ja arengute tõttu on natukene selline aasta algus läinud lappama ja me küll püüame teha igasuguseid saateid hästi palju, aga me ei ole nagu 100% kindlad, et iga teine nädal, nagu me seni oleme neid saateid avalikustanud pühapäeviti üldiselt, me suudame seda teha ja me ei saa olla nagu väga kindlad, et me igal saatel suudame mõlemat kohal olla, et siis on selline natukene paindlikum aeg jälle vahepeal, et vaatame millal jälle tagasi saab kõige ja muuga, et näis. Aga loodetavasti see ei ole liiga, äkki ongi hea puhata meist natukene aega. Puhata ja mängida? Ma saan aru, et näiteks kuulata teisi toredaid podcast'e, nagu näiteks puhata ja mängida. Ja millal te vaba mikrofoni tagasi toote? Seriously? Mina ei tea vabast mikrofonist midagi. see on kõik Rolandi taga.